Miks selliseid ettevõtteid on praegu jube hea luua? Miks on praegu õige aeg, miks on mul hea meel, et te siin saalis istute täna, miks te on eelis võrreldes nendega, kes oleks võinud siin saalis istuda 10 aastat tagasi? Esiteks, üks teema, mida ma väga toetan, mida siin on täna mitu korda viidatud, on see, et on kohutavalt odav aru saada, kas su idee on unikaalne või kas su idee on parem kui teiste ideed. Sa avad Google'i ja otsid. Kui su idee on tehnilisemat laadi või sa mõtled patendi peale, siis sa otsid patendi allikatest, kus on kõik need naljakad pildid, nagu Sirja näitas, et need on nagu skemaatiliselt ja kaitstuna nagu ära näidatud või siis neid ei ole, siis sa saad kohe nagu tagasisidet, kas selle asjaga, mis sul pähe tuli, on mõtet tegeleda või keegi on juba sust 3 aastat ees. Teine asi on sihtturud. Üks asi, mille osas ma olen ühe elu jooksul pisut skeptilisemaks muutunud, on see kogu see kontseptsioon sellest, et Eesti on hea sihtturg või hea pilootturg. Võib-olla mõne asja jaoks on. Ma arvan, et Eesti on hea koht, kus katsetada selliseid lahendusi, mis sõltuvad juriidilisest, õiguslikust ja majanduslikust keskkonnast. Näiteks, miks me oleme nii pikalt Eestis ees igasuguste mobiilmaksete, internetipanganduse, mobiiliga hääletamist ja kõik nende asjadega on see, et küsimus ei ole tarkvaras, küsimus ei ole tehnoloogias, see ei ole kasutaja otsustada, et ma täna valin mobiiliga, vaid et see eeldab, et mingi seadus muutub, kuskil mingi infosüsteem muutub, midagi teeb riik, midagi teeb erasektor, midagi teeb internetiteenuse pakkuja, midagi teeb mobiiliaparaat. Vaat sellised asjad, kus on vaja kogu ühiskonnas mingisugust mudelit läbi testida, et kõik need etapid muudavad ennast korraga, see on väikeses ühiskonnas tõesti nii. Ja neid asju on mõtet Eestis pilootida katsetada. Aga seda ei ole mõtet kasutada vabanduseks, et kõiki asju alustada Eestis. See on üks kunagine, minu arust Indrek Neivelt kunagi, kui ta hakkas rohkem Venemaal oma tööpäevi veetma, olles seda pikalt Eestis teinud, ütles, et kui ta räägib Eesti ettevõtjaga, siis see mõtteviis on nagu vaadatakse Eesti kaarti selle Regio atlase taga. Et okei, mul on äri, siin on kaart, üleval on vesi, vasakul on vesi, paremal on vesi, ahah, Läti. Ja samal ajal Indreku point oli nagu selles, et esimene päev, kui ta maandus Peterburis, ta on ühe panga nõukogu esimees, seal tuli sinna klient sisse, mingisugune kõrgelt kollaka maikaga vend, ma kujutan ette, tuli sisse, ütles, pani jalad laua peale, ütles nii, et meil on vaja pappi, mingi 4 miljonit taala ja sellepärast, et ma luban sulle aasta hiljem on meil New Yorgis kontor. Ehk siis, et kui meie vaatame seda Regio atlase nagu taga olevat kaarti, siis kogu austusega Regio, nemad ei vaata seda kaarti, siis on nagu kas või meist 200 kilomeetrit ida pool on selline suure rahva mentaliteet eeldab, et sa vaatad kohe gloobust. Sa lööb gloobusega eelnema ja siis vaatad, kuhu näpp pidama. Miks ma sellel teemal pikalt peatun, on see, et on vähe teada fakt, see ei ole küll saladus ja isegi meie nagu börsile mineku eelisel vaiksel perioodil ma võin öelda, et üle 2/3 Skype'i kasutajatest ei ole inglisekeelsed. Ja see on asi, mida näiteks aastate jooksul me oleme näinud, et näiteks Ameerikast, Californiast alustavad tehnoloogiaettevõtted teevad kõigepealt inglisekeelse toote, siis tõlgivad selle hispaania keelde, kuna on päris suur hispaaniakeelne kogukond USA-s, siis kui aega saavad, siis teevad natukene saksa-prantsuse keelt ka ja siis võib-olla hiina keel ja niimoodi tasapisi. Et kui me Skype'iga olime aasta aega turul olnud, siis oli meil üle 20 keele juba toetatud ja see on nagu läbi see 7-aastase kasvu kogu aeg püsinud niimoodi, et maailma ei tohi näha nagu ühe ülpaldisena. Ja miks ma seda räägin, on kahes mõttes, kui sa alustad ettevõtet, kui sa teed oma toote eesti keele asemel inglise keeles, siis sa võid öelda, et sa saad kätte kohe mingi 20-30% interneti kasutajaskonnast maailmas, keda sa võid nagu pidada oma koduturuks. Või veelgi enam, kui sa mõtled ka selle peale, väiksest riigist tulles eesti keelega kuskil maailmas väga hakkama ei saa, järelikult on mõtet toode ehitada niimoodi, et sa saad teha mitmekeelsena ja tuge pakkuda mitmekeelsena. Kui sa oled kõik selle nullist enda tegevusse sisse ehitanud, on sul tohutu eelis. Sellepärast, et sinu koduturg on maailm. Ja mis on paradoks jällegi, mis sellest tuleneb, järgmine aasta edasi mõelda, on see, et teha toodet Eesti jaoks on kallim, kui teha toodet maailma jaoks. Ja toote tegemise kulu või see investeeringu maht on tohutult oluline asi, kui sa oled alustav ettevõtja. Kolmas asi, tehnoloogia arendamisel raisatakse tohutult palju vähem. Kolmas asi, miks teil täna alustades on eelis, tohutult palju aega ja ressurssi raisatakse vähem
selle peale teha asju, mida kõik niikuinii peavad tegema. Eesti startupi juhtide klubi on olemas ja nemad on korraldanud 2 korda üritust nimega Garage 48, kus 100 inimest saavad kokku, jagunevad tiimidesse ja 48 tundi hiljem on kuskil 10-15 reaalselt töötavat toote prototüüpi, mis olid reede õhtul ideed, on pühapäeva õhtul käega katsutavad asjad. Ma eelmise käisin, see oli paar kuud tagasi, olin žüriis seal ja üks asi, mida ma tähele panin selle nädalavahetuse jooksul, oli see, et mitte keegi ei raisanud nagu rohkem kui mõned minutid või võib-olla tunnikene kokku aega selle peale, et lahendada ära serverite küsimused, domeeninimede küsimused, kuidas registreerida kasutajaid, sest sa integreerid ennast Twitteri ja Facebooki ja ma ei tea millega, kuidas sa teed ennast vaadatavaks erinevate veebibrauseritega, et kõige selle jaoks on mingid valmis komponendid, valmis tarkvaraarenduse tööriistad, valmis teenusepakkujad, kus sa saad kas väga odavalt või tasuta ennast alguses nagu käima panna. Ehk siis selle uue ettevõtte 48 tunniga loomise juures on täiesti marginaalne osa ajast ja vaevast läheb sul triviaalsete asjade peale. Ja see on tohutu luksus. Kui me esimene ettevõte, mida me alustasime 96. aastal, me olime Eesti esimene selline digitaalmeedia agentuur, kes ehitas suurtele ettevõtetele nende internetirakendusi, kõik need igasugused internetimangad ja muud asjad, mis hakkas tekkima sel hetkel, mõttetutes kogustes aega läks väga lihtsate asjade peale, sellepärast, et neid eriti ei olnud nagu maailmas tehtud, neid ei olnud eriti või üldse Eestis tehtud. Et täna alustades on väga palju korduvkasutatavat või et sa saad keskenduda sellele, mis sinu ettevõtte või sinu idee eriliseks teeb, mitte see, mida niikuinii kõik peavad tegema. 4. asi, kui sinu tegevuses on mingeid asju, mis kunagi nõudsid tohutult kapitali, tohutult investeeringuid, siis täna, isegi kui sa oled ühe mehe või naise firma, sul on võimalik need asjad lasta teistel teha. Ehk siis on tekkinud viisid, lihtsalt odavad, kõigile kättesaadavad viisid, kuidas näiteks oma Tartus on üks väga tore firma, kes nüüd on sel nädalal meedias palju juttu olnud, kes teeb videot tegevatele fotoaparaatidele taha selliseid asju, mis seal kaamera tagal on, ma ei tea, Viewfinder on see nimi. Ja sellega tegeleb paar inimest Tartust, ühe inimese idee, paar inimese teostus, tootmine Hiinas. Kujutage ette, 30 aastat tagasi oleks plaanikomitee otsustanud, et millises Nõukogude Liidu otsa rajada see tehas, mis neid tootma hakkab. See tsükli pikkus, et jõuda selle käega katsutava asjani ideest, oli tohutult palju pikem ja tohutult raskemini kättesaadav või mitte kättesaadav kellegi jaoks. Et kui sul on geniaalne idee ja see kasvab mahtude, mida sa ei leia enam Eestis tööjõudu, siis õmbla Aasias, kõik õmblevad Aasias. Kui sul on idee, mida sa riskikapitalistide mahamüümiseks peaks füüsilise prototüübina näitama, siis on olemas 3D printerid, mis võimaldavad sul sellest 3D-joonisest mingisuguse asja välja trükkida, mille sa saad ära värvida ja näidata, et ta näeb välja nagu see füüsiline asi, mida sa hiljem toota tahad. Et kõik niisugused edasiliikumiseks, järgmise sammuks astumiseks vajalikud tegevused on üha kättesaadavad kõigile. Ja 5. asi, Eestis eriti, aga ka maailmas laiemalt ei ole kunagi raha olnud nii lihtsalt kättesaadav riskantsete ideede jaoks. Et Eestis angel-investeeringute kiht on veel suhteliselt õhuke, sest kogu maailmas on see tekkinud ja seal on, miks näiteks Silicon Valley eelis on väga suur, on see, et angel-investorid tulevad tavaliselt tööstuse seest, et sa ehitad ise ettevõtte, müüd selle enda ettevõtte maha, sa mõistad samasuguses situatsioonis olevad ettevõtjad ja sa oled natuke heldem teistele raha andma. Et Eestis kahjuks esimese 20 taasiseseisvumisaasta ettevõtjate väljundiks on olnud see, et ta ehitab ettevõtte, müüb see maha ja mängib Hispaanias tennist. Aga täna me näeme järjest rohkem nagu neid ettevõtjaid, ma luban, et neid on tulevikus üha rohkem ka teie seas, kes te lõpuks õnnestute oma ettevõtmistega, kes müüb oma ettevõtte maha ja vaatab, et tegelikult ei ole ju palju naabripoisile ka 50 000 krooni või 50 000 dollarit või 50 mida iganes anda, selleks, et tema oma ideega tööd saaks teha. Ja arengufond, mõned Eesti riskikapitalifirmad ja Eestis on ka esimesed näited, kus üsna väikesel kujul olevad Erpli, ilmselt selle aasta suurim riskikapitalitiil Eestis, mis on, ma ei tea, kas neil on 6 töötajat või oli 6 töötajat sellel hetkel, kui nad tõstsid väga hinnatud üks Euroopa põhilisi või juhtivaid riskikapitalifonde Index Ventures oli konsortsiumis, kes andis neile $2 miljonit. Ja nad on kuskil seal Nõmmel või Hiiul või kus nad istusid. Ja kokkuvõttes vaja on ideid teil on,
ma ei kahtle selles, vaatasin täna hommikul Ajujahi veebi, pärast sain teada, et seal olid eelmise aasta ideed ka, aga neid oli väga palju seal, et ma usun, et ka selle aasta on neid seal tuhandeid. Üks asi, mida pidage meeles, on see, et innovatsioon ilma asjade turule viimiseta, ja turule viimine tähendab kasutajate kätte viimine. Innovatsioon ilma asjade kasutajateni viimiseta on lihtsalt leiutamine. Ja lihtsalt leiutamine on oluliselt vähem lahetegevus kui innovatsioon. Ja sellel teel leiutamise juurest innovatsiooni juurde ettevõtjad või teie, kui tulevased ettevõtjad, oletegi see puuduv lüli. Nii et palju edu teile selles. Aitäh!